Teie ees on minu hommikuse rutiini video ühest nädalasisest päevast, mil ma ärkan kell 5. Vahel põõnan ka kauem, aga selline varajane ärkamine mõjub mulle hästi ja seega ma püüan seda teha võimalikult tihti. Täpsemalt saate sellest lugeda minu blogist, jätan selle kohta ka lingi siia video alla. Pärast ärkamist teen ma esimese asjana alati meie voodi ära, kuna see annab kuidagi mingi saavutuse ja rahulolu tunde hommikuga alustada. Valin mugavad riided, tõmban akende eest ära rolood ja teen mõned venitusharjutused, et keha üles ärkaks. Siis haaran ma öökapilt mõne pooleli oleva raamatu ja loen kuskil kella 7. Vahel teen ma lugemise asemel kohe hommikul ka nii-öelda ajurünnakuid blogipostituste jaoks, aga enamasti olen siiski vaiksel hommikutunnil lihtsalt lugenud. Umbes 7 ajal liigun elutuppa, tõmban eest rolood ja panen mängima teleka. Panen tööle ka aromisaatori ning seekord kasutasin ma sidruni eeterlikku õli. Siis lähen ma teisele kordusele lapsi üles äratama ja panen valmis ka lasteaeda mineku riided. Kolime nendega koos alla, setin nad aiaks valmis ja lasen neil ühe multa vaadata. Viimasel ajal on nende lemmikuks kassogi ja kurjad prussakad.
Sel ajal, kui nemad multikat vaatavad, askeldan mina miskit kodus korda teha. Tol hommikul tegin ma korda nende toad ja panin pesud pesema. Tihti tühjendan sel ajal ka näiteks ööseks tööle pandud nõudepesumasina. Ja lõppes. Mis sa haigutad? Tule pane sokid jalga, let's go. Kus me lähme? Lähme või? Ja lähme. Võtad kisi autosse kaasa või? Ah, soo. Näe, sokid siin poja. No nii, lapsed on lasteaeda viidud ja ma haarasin enda kõrvaklapid, panin enda munda ja Spotify tööle ja tulin näiteks kõmpima. Ma proovin nendel hommikutel, kui ma võtsin ja kui ma olen varem juba kodust tagasi lasteaiast, üritan ma mingi tiiru teha vähemalt enda kodu lähedal, mingi 15-20 minutit niimoodi. Et natukenegi ennast liigutada, mõned sammud juurde saada. Aga selleks sammumiseks ma tegin endale Spotify's ühe sellise listi, et nii-öelda samm õigesti rütmi saada ja ma lingin selle listi siia video alla, et keda huvitab, siis saab ka jälgida ja kuulata seda muusikat. Aga nüüd ma teen enda sammud ära, lähen koju, teen endale kohvi ja söögi ja siis sätin tööle, muud midagi.
üheks must-have osaks minu hommikurutiini juures on tugitoolis hommikukohvi joomine, pärast mida ma sätin ka end töö jaoks valmis. Selline näebki välja üks minu tüüpilisemaid hommikuid lasteaia ja tööpäeval. Loodan, et teile meeldis ja näeme jälle!